valge. Pimeduse vastand. Tähed, päike, kuu. Selline ilus asi. Valgus on soojus ja eluallikas. Seda tunneb. Armastus, positiivsus, headus, võib-olla lakkus. Valgus on asi, mille Jumal lõi esimesel päeval. Valgus on asi, mis teeb teisi asju nähtavaks. Valgus. Elekter. Jaanimargikad. Erinev. Valgus on see, kui inimene lülitab lülitist lambikule. Või siis, kui inimene ütleb loomas. Heasid asju tehes. Teeb teisi õnnelikuks. Kui ta saab valgust Jumalalt, leiab ise endas valgus, siis ta saab teisi valgustada. Ta ei pea midagi ütlema, ta ei pea midagi tegema, vaid ta lihtsalt kiirgab. Teadmistega. Informatsiooniga. Oma olemisega või? Oma mõtetega. Ideedega. Oma soovidega. Rõõmuga. Inimene saab süüdata küünla. Või lõket teha. Või märgised. Ei tea, kui tema mingi küsib, siis keegi valgustab teda. Siis ma räägin talle sellest, siis see ongi vist valgustamine. Kõike seda, millega ta kokku puutub, ma arvan. Seda, mis ta ümber on. Teisi inimesi. Teisi kehasid. Tuba. Elektrilist lampi. Kraanikaussi. Ennast. Maailma. Jah, ma nõuan. Kõike võib ju valgustada. Ei, mitte kunagi. Ei. Ei. Ei saa olla! Ei. Ei usu väga. Ei. Jaa. Saab. Saab olla mõlemad. No oleneb inimesest. Mõnes inimeses on liiga vähe valgust ja mõnes on ikka liiga palju. Ma arvan, et inimesel saab olla valgust liiga vähe, aga mitte liiga palju. Liiga vähe. Liiga vähe. Kui inimene on selline hall ja selline üldse mitte rõõmus ja selline, ta ei kiirga valgust, nagu ta ei ole õnnelik, sa ei näe, et ta on hea inimene, sa vaatad nagu. Üle liia saab olla kindlasti pimestavalt, siis on vastik. Ja vähe saab ka olla tegelikult. Ja need, kes ei ole piisavalt head inimesed, neil on valguse puudulikkus. Ma arvan, et kui see on nagu selline hästi raske, nagu inimesel on hästi raske eluperiood näiteks, või et ta ei tule omadega toime, ma arvan, et siis on tal natuke vähe valgust. Tal võib olla nagu hästi palju pimedust sees, nagu kas või näiteks südames saab olla liiga vähe valgust, aga nagu kunagi ei saa olla liiga palju. Sellepärast, mida rohkem seda nagu mõnusam ja nagu hea tal on, see ei ole halb. Valgus ei ole halb, aga halb, kui sul ei ole see piisavalt. Ma ei tea praegu. No olla küünal on siis ehk siis sa kiirgad seda ise ja peegel peaks olema niimoodi, et sa annad seda tagasi, kuna valgus peegeldab tagasi. Üks sellist. Et sa oled kas keegi, kes nagu ise annab välja või siis sa nagu võtad sisse ja siis annad välja? Ma arvan, et küünal on see hea inimene, kes tahab teisi valgustada, kes ta ümber on head inimesed. Ja peegel on see, kui sa oled tegelikult halb inimene ja sa ikka tahad, aga sinu see valgustus ei ole nii efektiivne, sest et sa oled peegeldus, mitte küünal ise. Ma olen täiesti nõus. Kui sa oled küünal, siis sina oled see, kes seda kiirgab. Aga kui peegel, siis sina peegeldad seda ja nagu ammutad seda teistele, siis jagad edasi. Aga võib-olla on kuidagi sellist, et üks on nagu sa valgustad ise sind nagu kuidagi, kui sa läbi kellegi teise, ma ei tea. Sa võid ise mõelda välja tarku asju, aga sa võid teiste tarku asju edasi mõelda. Eks võimalus
ise see, kes nagu otseselt annab seda valgust, teine võimalus on olla see vahelüli, mis nagu tekitab või millele kuskile mujale see paistab. Küünal on nagu ainult Jumal, aga nagu siis inimene saab peegeldada Jumala valgust. Mina arvan niimoodi. Kui sa oled küünal, siis sa oled selline inimene, kes valgustab väga palju. Aga kui sa oled peegel, siis sa oled pigem nagu see inimene, kes siis võtab seda valgust endale. Aga samas ka peegeldab seda teistele, jah? Sa teed heasid asju kuidagi, et ennast valgustada, et sa meeldiksid teistele ja aga peegel on siis, kui sa kopeerid teisi, et tahad olla samal ajal kui see teine inimene, et sa tahad olla sama. Äkki sa alustad teisi ja valgustad ennast? Ma arvan, et see on rohkem niimoodi, et keegi teine teeb valgust ja siis see peegel saab aru, et ta teeb valgust ja toob selle valguse talle tagasi. Teadlased nagu räägivad õpetajatele, ehk siis nagu teadlased on küüned, siis nad peegeldavad õpetajatele, ehk siis õpetajad on peeglid ja siis õpetajad nagu peegeldavad seda meile, ehk siis annavad meile tervist. No, et siis sa näed valgust, sa näed ka mitmel moel. Et sa ei saa seda, sa näed seda ka siis mitte nagu, et sa ei pea otse valgustama. See on nagu peegeldusest. Kui sa teed midagi head, siis alati, peaaegu alati tuleb seda vastu tagasi.